kenasti kohale saanud, omale koha leidnud ja väga suur rõõm on teid näha. Minu nimi on Sille ja vaatasin, et ma olen üsna 20 aasta ringis tegelenud teistmiste kooliga. Ja seepärast on mul väga suur rõõm, et öelda päeva juhi rollis teile siis täna tere tulemast kokkutulekule. Ja kokkutulek, nagu te teate, suviti on tavaliselt sellises formaadis, et on metsatukk, on järv, on palju ebameeldivaid asju nagu sääsed ja suitsulõhk, mis on riietele külge. Nii et arvestades selliseid tegureid ja tänast ilma olid korraldajad väga nutikad, ennustasid ette, et teil on palju mugavam siinses ruumis, kus on mõnus istuda, ei ole käpseid parme ja selliseid elukaid ja saamegi selle kokkutuleku siin niimoodi mõnusasti ära pidada. Ja teil on siin umbes 100, isegi võib-olla pisut rohkem ja tegelikult on, ma arvan, et vähemasti sama palju publikut veel juures, sest täna toimub meil otseülekanne ja tore, et ärakampisite neid teab, sest teid ja meid kõiki vaatavad inimesed online'is, veebiülekande vaheldusel. Nii et korras võime neile lehvitada ka. Teeme seda ja väga tore nii juurde. Ja online'i vaatajatele, kuulajatele ütlen ka seda, et kuna tegu ei ole Eurovisiooniga, siis hääletamist ei toimu ja paraku ka muud sellist sissehelistamist ja küsimuste esitamist ja kommentaare ei ole, aga kõige võivad kasutada siis Andruse meiliaadressi, kui ta midagi kriperdab, et saame sealt need kommentaarid kätte. Enne kui ma üldse päeva sõnavõttudeks annan mikrofoni käest ära ja annan loa, siis mul on teile üks võib-olla natukene üllatus ka, et aasta 1991 oli üks selline aasta, kus hästi paljud organisatsioonid oma sünnikuupäeva hakkasid lugema. Ja mis te arvate, kes on need loogid? No, absoluutselt. Et Andresel on ka just nimelt sellel samal aastal 25. aasta sünnipäev, siis igikestvalt noor, ütleksin mina selle kohta. Ja sellepärast ma tahaks praegu, et te teeksite minuga kaasa selle tempu, et nagu ikka, ma olen 3 ja siis ütleme koos palju õnne. Ja teie ka, kes sa ekraanil oled. Nõus? Jah, julgemad võivad jälle lehvitada, et püsti tõustada, mida iganes. Nii, 1, 2, 3. Palju õnne! Eestvedajatele tiimile ja kõigile 37 organisatsioonile ja kes on liikmed. Nii et nii need asjad on. Siis kõigepealt tänan Kasterile ja siis tahti kellega veel midagi olla. Ei praegu. Ütlen ka juba ette lubavalt ära, et ei jää ilma Andrese sõnavõtust, aga see tuleb päeva lõpus. Ja teie ilma ka sellisest rahvast asjast nagu maasikad ja vahuvein. Nii et natukene juba söödan ette infot, tasub jääda päeva lõpuni, siis on umbes kella 4 ajal. Ja enne kõiki neid rohkelt sündmusi ütleb oma magusad tervitussõnad Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Janar Holm. Head täiskasvanute sõbrad ja head hariduse sõbrad, head Andrese sõbrad ja Andrese töötajad, et ma tõesti kartsin juba, et see Andrese juubel vaikitakse maha, sellepärast, et ega teda seda kuskilt väga selgelt välja ei paista, et on ju nagu ka õpetajal kombeks, et nemad ei pea tähtsaks ennast, vaid neid, kellega nad tegelevad ja selles mõttes kummardus Andresele selle eest, et te räägite endast, kuigi võiks ju rääkida mitu konverentsi endast, aga sellest, mis on Andreseks kõige tähtsam ehk täiskasvanutest ja kui sageli räägime nendest, et kes õpivad, siis täna siis sellest, et kes on need, kes loovad keskkonna selleks, et oleks võimalik õppida. Et võib ette kujutada, et mis olukorras me oleksime, kui Andrest ei oleks. Et kui 25 aastat tagasi Andres, mitmed tasutajad on siin praegu tänud kõigile teile,
ellu kutsuti, siis Eesti oli veel selline võrdlemisi nõrk, et kindlasti ei olnud täiskasvanu haridus prioriteetne teema, muretseti sellepärast, kuidas kooli saab paberit, et kuidas koolid soojad oleks ja kõik muu selline, et kindlasti riigil seda tähelepanu sellele ei jätkunud ja ma arvan, et ehk seda arusaamist ka vast nendes riiklikes struktuurides selles ei olnud, et mis tähendus on sellel, mis toimub pärast siis seda klassikalist koolimaja. Ja kindlasti oli siis ka palju neid, kui me nüüd nägime, et võib-olla ka paljusti tänu Andresele tõusis ühiskond selle vastu üles öelda, et üle 45-aastast ei ole mõtet õppida. Et võib-olla aastal 91 ei olekski seda nii kohe juhtunud, aga nüüd võeti see maha sellepärast, et eks me kõik näeme, et just 45-aastane vanem ja veel vanem peabki õppima ja ainult õppima. Ja eks me olemegi tänu palju sellele, mis Eestis head on kolmanda sektoril nii minevikus kui ka praegu, sest head asjad sünnivad ju väga suurel määral ikkagi väljaspool riiklikku süsteemi, mis ongi õige. Ja see nii-öelda mitteformaalne struktuur nende eestvedajatega, see oli väga autoriteetselt riigi sees kui väljaspool, aitasid väga palju seda head kogemust ja arusaamist ja iseseisvale riigile ja iseseisvastele inimestele vajalikku mõtteviisi Eestisse tuua. Et nii on küll koolitajate assotsiatsioon, aga ega tõesti Andres ei ole ja enam viimasel ainult koolitajate nägu ei ole ka liialt või kunagi ainult koolitajate nägu olnud, vaid ikkagi meenub täiskasvanud õppija nädal 19 korda tuleb vist nüüd. Et varsti saab jälle juubelit tähistada läbi, siis maha vaikig, et tuleb juubel. Et tõepoolest ilma koolitajate ei ole ju seda head keskkonda õppijatele. Täiskasvanute koolituse valdkond on selles mõttes huvitav valdkond ja ka eeskujulik valdkond, et ei ole ühtegi formaalset nõuet koolitajatele. Noh, ei sõlda ühtegi, aga ei ole kvalifikatsiooninõudeid. Ja samas on meil hästi palju väga kõrgel tasemel koolitajaid, kelle professionaalsus on hästi kõrge, seetõttu, et nad on ise endale kõrge läti seadnud ja on nõudnud endale kutsestandardit. Ja seesama kutsestandard peegeldabki seda, et koolitajad on meil nõudlikud ja enesekriitilised. Ja Eestis nüüd andmed näitavad, et on juba hetkel 430 kutsega koolitajad, vähemalt isegi ütleme umbes natuke rohkem, mis on tõesti väga hea saavutus. Ja suur osa sellest professionaalsuse tõusus on selles, et on koolitajate kogukond ka organiseerunud, üksteiselt õpitakse, aidatakse üksteist. Alles tuli uudis, kus elukestvas õppes osalemise protsent tõusis esimeses kvartalis rekordile tasemele 16,8%. Täiskasvanutest siis selle metoodika järgi osaleb siis õppes ja võib ju küsida, et kui suur on on Andrese roll selles ja ma julgen arvata, et on väga suur roll Andresel ka selles, et me oleme jõudnud selle numbrini ja ärme teda numbrit tähtsaks peame vaatama ka seda, mis selle taga on palju tähtsam, mis selle 16% ja 16,8% sisu on. Et fakt on see, et täiskasvanud õppija ei lähe koolitusele, kus ei ole kvaliteeti. Vähemalt ei komista sinna teist korda otsa, et ta ikkagi läheb sinna, kus on kvaliteet ja see on kõige parem kinnitus sellele, et need koolitused on asjalikud ja koolitajad on tublid. Kindlasti on ka neid koolitusi, mis ei ole liialt asjalikud, aga on see pilt ikkagi siis pigem võrdlemisi hea. Ja kui me vaatame neid, kellega koos me kunagi aastal 91 tulime suures süsteemis, siis selles vaates saame kindlasti kõik vähemalt lõuna pool mina uhkusega püsti käia ja öelda, et meil on asjad natukene isegi väga palju paremad. Ma tahan tänada ka Andrest selle eest, et nad on olnud meile ääretult head, küll mitte mugavad, pigem nõudlikud partnerid. Me oleme saanud teha väga palju koos ja ma usun, et me jätkame koos tegemist. Ja Andrese organisatsiooni ääretult suur väärtus on see, et ta ei ole mitte ainult siin Tallinnas või mitte ainult seal Tartus, kus ministeerium on, või veel mõnes linnas, vaid see võrgustik,
mis on Andrasel, on üle-eestiline. See muudab Andrase eriti tugevaks ja me loodame tõesti ka seda abi ja selle võrgustiku tuge selleks, et õppideelt kaduma läinud täiskasvanuid tagasi koolitusse tuua. Nii et ma tänan kõiki Andrase töötajaid, liikmeid, nende lähedasi, pikaajalise innuka ja veendunud tegevuse eest ja suurepärase koostöö eest ja ma loodan, et ajalugu ei lõppe. Ja ma ikkagi tahaksin teid tänada ja ma ei tea, kellele ma lilled annan, põhimõtteliselt võiks teile kõigile anda Andrase juubeli puhul lilled igal juhul. Tänu kirik. Et 25 aastat on inimese elus pikk aeg, aga kindlasti on see väga pikk aeg organisatsiooni elust. Ja me täna päeva lõpus anname ühe väikese ülevaate sellest, kuidas see veerand 100 on kulgenud. Suur tänu ja eriti tänan Haridus- ja Teadusministeeriumi nende aastate jooksul konstruktiivse ja teineteist mõistva koostööst. Me ajame Eesti riigis üht asja. Aitäh!